põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist jalgpallistuudio Roos, seekord siis sellises natukene aasta kokkuvõtvas vormis, ehk siis valime teist aastat järjest aasta jalgpallisündmust ja žüriis on siis mina Igor Kaljurand, minu vastas istu Viimsi peatreener, let's go, Andres Ooper. No nii, et räägi siis... Et see enne eelmist saadet oli tegelikult teada, et see juhtumas on, aga oli vara veel öelda. Kas ja kui selged teil nüüd need asjad on, et pole Eestis või maailmas väga tavapärane, et on kaastreenerid. Kõige kuulsamad Eestist vist on Anniste ja Meiel, siin olid Kalevist tuli välja küll. On siin Rootsis olnud, aga pigem on sellist asja vähe. Kas on kõik asjad juba läbi räägitud, kuidas see Viimsi uuel aastal, kuidas teil see tööjaotus olema hakkab? No kõik ei ole veel päris läbi räägitud, aga enamus, et jah, eks me siis vist selle Meieli ja Anniste nagu näitel võib-olla sellise asja peale mõtlema hakkasime, aga Ivo jääb ka kindlasti sinna meeskonda lihtsalt mingis teises nii-öelda vormis oma tema figureerima nii-öelda. Suure juhi ja õpetajana. Ja täpselt, et selline suur mentor meil. Ja ei, alles loksutame asju paika, et veel ei tea ka, kes täpselt jätkavad ja nii edasi, et ei saa mingit infot avada siin väga, ei ole. Hakkab juba pihta. Need kõik lõpuni esimeseks. Madis Kalvet on ka kohal, loomulikult puhkusel. Madis Kalvet, sa oled mees, kes enamasti on 2 kuud aastas välismaal ja nüüd on sul selline talvepuhkus ja mees tõllerdab Eestis, Tallinnas tõllerdab, siis läheb mingi Kuressaares, mis lahti? Miks ei ole seal kuskil Albaanias näiteks? Nagu Kaspar Ruus, nagu Kaspar Ruus, tervitame. Ma ei tea, see aasta on käidud ka juba siin ja seal ja kuidagi tuli välja, et mul on seda puhkust nagu üle, et muidu läheb veel kaot, siis sai nagu kiiresti ära võetud midagi ja siis kuna kohe nagu kuskil tormata ka polnud, siis olengi siin. No raske elu, aga on. Aasta jalgpallisündmuse valimine käib siis nii, et on meil 8. finaalid, kus siis minnakse edasi veerandfinaalidesse, poolfinaalidesse ja siis tuleb finaal. Ja eks see loogika on siis see, et mis on aasta kõige meelde jäävam sündmus. Sündmus on siis selline, ise mõtlete, et mis jäi teile endal sellest aastast meelde, mis siis võib-olla vaatate tulevikku, mis seda aastat 2025 teie jaoks defineerib. Ja ma pean möönma, et kui neid korkus ei pandud, mõtlesin korraks korvpalli ja peale seda korvpallis, Eesti pääses EM-ile, ma ei tea, Heiko Randula, Poola meister, Veesar, NCAA, mingi eurosarjad, mingid värgid-särgid, Eestis EM-i alatrupil, saad aru, seal on mingi 16 suurepärast sündmust enam-vähem. Ja siis hakkad nagu jalgpalli saatama, jõuad üsna ruttu sinna, et kurat võtaks nagu, et tegelikult oli koondisel oli üsna kehv aasta, olgem ausad, eurosarjas mitte keegi ei õnnestunud, kui me eelmine kord, kui tegime minust teid finaalis, olid Hein versus Mets suurliigades, on ju, et sai, seal oli vähemalt mängijate klubilised õnnestumised, sel aastal, eks ole, mõlemad on saanud olematult minuteid, keegi teine ei ole suurliigasse jõudnud, ja hakkamegi nii, et üsna keeruline oli siin ikkagi seda 16 korku saada, et hästi palju selline skandaalimaiguline aasta, ja ma ütlen ausalt, et ühest küljest on ju, muidugi võib öelda jälle, Delfi urgitseb ja paha ja bla-bla-bla, aga selles mõttes tegelikult ei olnud ju sportlikult hea aasta või mis on teema Andres? Tegelikult ei olnud ju? No jah, neid õnnestumisi oli pigem vähem võib-olla. Mõned noortekoondistega mõned asjad olid. Jah. Aga sul on jah, selles mõttes õigus, et pigem oli natukene selle skandaali hõngu õhus kui midagi muud. Eurosarja kohta ütleks ka, et Nõmme Kalju ma arvan pigem ikkagi nende puhul ei saa öelda, et ebaõnnestus. Ma mõtlen tervikuna, et ei olnud sellist suurt pauk, eks ole, et võideti Albaania klubi, let's go, Albaania klubi on selline. Aga kõik oli enda kätes tegelikult, et Levadia see jäi ikka paha maik juurde, et sa tegelikult, sul oli kõik olemas, et mine gruppi välja ja eks siis ütleme nii, et selle esimest pool aastat defineeris loomulikult suur presidendi valimine, et seal oli küsimus, et mida jätta, mida võtta, et ei tahtnud ka päris seda, et ainult oleks erinevad skandaalid. Kõik punktid nagu pealt teile. Et natuke pidi neid ikka sisse võtma, aga hakkame minema. Esimene veerandfinaal. Ütleme nii, et hoiatan juba, et Aivar Vohlakut tuleb veel. Aga sündmuski selline, see on siis ikkagi mis ta oli, kus seda valiti üldkogu siis on asja nimi üldkogul Jokk Areenal
ja mis on siis esimene sündmus, on Aivar Pohlak valiti väga rindalt, sulgudes 68-34 jalgpalliliidu presidendiks. Just üldkogu ja tema võit on see selles mõttes sündmus, et see oli nii kindel ja me jalgpalli üldsusena otsustasime, et me lähme nii edasi. Ja siis teiseks ütleme, nad on siis, kui see on number esimene asetus, siis 16. asetus, seal olid variantid ja Maksim Baskotsid sinna panna näiteks, aga panime ikka selle, et Vassiljevi ja Teeniste lahkumismäng, kus oli alguses natuke sellist sädelust, et kuidas see läheb, kas tuleb pahandust, Klaavan otsustas seal mitte mängida, aga lõpuks 2 Eesti jalgpalli suurt legendi sai ära saadetud. Siin edasi pääseda lihtne, et ma arvan, et see Pohlak võit, see nagu ikkagi tegelikult ju oli jalgpalli aasta, ma ei tea, võiks öelda, suur sündmus nagu ikkagi. Sestap, sellest me jõuame veel Nannuni rääkida, see Vassiljevi ja Teeniste lahkumismängu ära siis, et läks valutult. Oli hirm, et seal fännid hakkavad vilistama. Mina olin muidugi seal, olingi fännide seas, mina tuli lihtrahva see, mitte lihtrahva vikke, nagu Madis Kallet. Et see läks üsna sõbralikult, et kes platsutas Vassiljev, kes mitte, kes läks hästi. Neid mänge, täpselt. Mäng oli kehva, selles mõttes selle kohta midagi öelda, ja tegelikult oligi ju sellest toonast ka räägid, need, kes nagu ei pidanud asju õigeks, need ei tulnud ja need, kes tahtsid tunnustavalt, need tulid ja nii see kokkuvõttes mäng läkski. Ja võib-olla küsimus see, et kas on vaja 2 koos on ju teha või mis jälle formaadis on, et kas ta legendide mingis Soome-Eesti vaata maavõistlus ja neid küsimusi on palju õhus, et pole neid sõpatreid enam, et see on see häda, et kuigi siin oli nüüd või väljas oli. Väljas oli, novembris me ikka siin päris ei mängi nagu. Täpselt. Aga lähme selle esimene lihtne, et Aivar Pohlak valiti jalgpalliliidu presidendiks, läks edasi veerandfinaali. Teine on siis 2 võib-olla positiivsema sellega, kus võib-olla on keerulisem isegi, et esiteks Nõmme Talju võitis karika ja neil jäi üle aastate midagi näppude vahele. Versus Paalbergi vägev esiletõus ja koondisesse jõudmine ja kõik muu, et siin me võime ära küll mainida selle, et kui me siin hooaja alguses ennustasime, tegime siis drafti, et kes tulevad liigas parimad väravalööjad. Tulemusteks. Igatahes, et seal oli punktide vahet. Tegime drafti, okei, Ooper, Sappinen, Bašer, Ivanov, Tambetuur oli Mullin, Usta oli tema valik, need lõid see 67 väravat, Kalvetil oli avavelik Senjov, mis oli väga humoorikas, edasi Joa Pedro, Guilherme, Välja, Eerme, Miller, 43 väravat, ehk Ooper tegi ära 24, täitsa õudne. Aga siis jõuab Taljuranna rea juurde, et Saarma, Tabore, Rosko, Roto, Tšabir ja Suuso 40 väravat, et mina jäin viimaseks. Aga mida ma öelda tahan? Peale selle, et ma tahan öelda seda, et me valisime siis hooaid juba täis ja me valisime parimaid ründajaid. Me valisime 18 ja üks nimi, mis seal puudu oli Paalberg. Paalberg oli tol momendil ju vist võis olla ka vigane. Ta oli midagi oli juba löönud, et selles mõttes aga see on täiesti pauk. Selles mõttes me valisime liiga 18 paremat väravlööja, 18. Seal lõpus me täitsa suvalisi, eks ole, ütleme nii ilma naljat, et Ooper arvas, et oli Mullin lööb rohkem väravaid kui Paalberg. Minu puhul ka, eks ole, et ükskõik kelle ma võtan, mina uskusin Tšabirri rohkem kui Paalbergi. Et seda kõike arvestades, Paalbergi asi on täitsa müstik. Jah. Olen nõus ja just see kui ta suvel ka seal aitas minu koondise nii-öelda see U17 seal võidule, et sealt see kogu see asi üldse võttis nagu vedu, et kuidagi tuli Premmis, hakkas taguma ja tuli selleks, et jääda. Andres Ooper, ära ratsu mikrofoni. See triutsub, et ära ratsu. Ja Nõmme Talju siis selles mõttes, et üks võib-olla vähesid selle õnnestuja, et siis karikivõit ootamatu, nagu sa ütlesid, eurosarjas tegelikult oli ainus, ma julgeks öelda ainus õnnestuja. Ja üleüldse selline, et medal, et põhimõtteliselt nagu enam-vähem ainus asi, mis puudu jäi, et sul oli lõpuks see tiitleitluses olemine, aga arvestades, mis seisust, kus nad tulid nii, et Tamme polnud kuulust Promise Davidit, siis tegelikult tipp-top hooaeg. Guilherme läks ka poole hooa pealt ära, jah? Ja Guilherme õige, Guilherme poole hooa pealt, see kõik vihjas sellele, et ei tule ilus hooaeg, aga tegelikult pigistati kivist vesi välja. Et Kalvet, sa alustasid, kas sa kumb oli sündmusena, aastat defineeriva sündmusena sinu jaoks äredam, kas Paalberg või Kalju? Ma arvan Paalberg jääb, ma arvan jalgpallifännidele pigem rohkem meelde, et hea küll, Kaljul oli selles mõttes enda viimaste aastaste kohta nagu hea hooaeg,
Aga samas ma arvan, kui küsida ükskõik millise jalgpallifänni käest, et kas pigem ei meeldi Kalju hooaeg või Pahlbergi esiletõus, siis ma arvan, see Pahlbergi esiletõus on inimeste silmis kindlasti märkimisväärsem ja kuidagi meelde jäävam. Täiesti nõus, et ma ei oleks ka Kaljut pakkunud. Et ei, Pahlbergi esiletõus kindlasti. Nüüd muidugi ootame... Ei oskagi rohkem lihtsalt lisada. Järgmiste kuud on põnevam asi on ikkagi jätkuvalt see, kas jääb või läheb. Kuhu ta jääb. Jumal küll, mingid Kuressaarede kandi. Nii palju, kui ma arvan, saad seal ikka nagu, minekust on suht kindel, aga küsimus see, et kuhu siis nagu, jah. Martin, ma oleks ka Pahlbergi andnud, ütleme siis, et läks 3-0 edasi. Kindel. Veel üks legendaarne vastasseis on erinevates vormides ja üks on siis Tallinna Flora võitis sulgudes üllatuslikult meistritiitli versus Tallinna Levadia ei võitnud midagi ja hispaanlaste ajastusi läbi. Ma eeldan, et Flora tiitel läheb siit edasi. No pigem jah, selles mõttes võiks küll öelda, et Levadia kaotas, sest jah, peale seda suvist nagu ongi eurofiaskot, siis vist sealt ei tuldudki kuidagi välja. No mina ütlen Flora, siis räägime Levadiast natuke. Nende asjade kahe asja võrdlus, ma ütleks, et pigem on nagu suurem üllatus või ootamatus oli see Levadia, see mis toimus Levadia, tegelikult ju eelmise hooaja järel võis eeldada, et nüüd tuleb nagu äkki keerad veel nagu vindi juurde. Muidugi ütleme, ainuke oht, mis ma juba talvel nagu vaatasin ka, et otsiga ründe. Igas Flora 3-0 edasi, räägime Levadiast, sest Levadiast on vahepeal olnud uudiseid. Et jõuab see Florast veerandfinaalis rääkida küll Slava Zahovaiko. Andres Opper, meil üks hetk oli siin selline asi, et meil oli Stoikovits oli Paide peatreener, meil oli, kõik on juhtunud enam-vähem aasta jooksul, meil oli Kurro Torres oli Levadia peatreener, meil oli natuke enam kui aasta tagasi oli Laadris oli veel mitte eestlase ajastu. Mul on tunne, et me nüüd oleme jõudnud, ma ise ei mäleta, kes see Narva Transis aasta tagasi oli, seal üks, ma ei mäleta, kelle nende hooaja lõpetasid. Igatahes, see mõttes, et mida me öelda tahan, on see, et... Kuskil käis see soomlane läbi või? Jeremenko? Ja Tainio alustas Kalevis. Ja, täpselt. Et me oleme jõudnud kohta, kus meil on võib-olla nii, et on ainult Eesti peatreenerid. Äge ju. Ei, absoluutselt äge, et Slava käis ka siin välismaal ära, võitis meistritiitli, et mis kindlasti ei ole lihtne asi, et oli Levadias, tegi seal U17-ga tegusid, et tore näha, et anti võimalus selles mõttes esinduses ka. Kas sul, Kalvet, on tunne? Ma küsin, et kui sa loed neid pressiteateid asju ja Slava jutt, et ma ei tea, lükkab ümber, et me siin natuke noorte rohkem võimaluse, aga see, et Torres läks oma hüperpalgade ja siin on iga päev tuleb põhimõtteliselt mingi uudis sellest, kes lahkub ja lisandujaid veel eriti ei ole. Kas see on selline rõhutunne, et Levadia natuke või isand Levada ja isand Leskin natukene võtavad sealt, ütleme, pandaautomaat enam ei anna nii vabalt, et on limiit peal. Isest see Levada lause, ma tean, sa käisin Sokernetile see, et kus ta ütles, et sellise eelarvega oleks ükskõik, kes selle võistkonna hõbedale viinud, et võib-olla mingi vihje sellel nagu on, et see raha võib äkki nii palju peale ei vritsita nüüd uuel hooajal. Ja alati on see, tegelikult see jutt on ju alati ükskõik, kui välistreener läheb ära, läheb asemel eestreener, mis alati 99% öeldakse, et nüüd on nagu odavam kokkuhoidlikum, et seda alati nagu tuuakse välja. Kusjuures juba ebaaus Eesti treeneri suhtes on, et anna Eesti treeneri, anna see samal rahakoti luugite lahti ja et selles mõttes on tuleb igal juhul huvitav vaadata, et kellega sellele hooajale vastu minnakse. Et selles mõttes ilmselgelt nagu tundub, et ta kuidagi seal klubi sees ikkagi suutis ennast nagu väga positiivs küljest näidata, et ta oli ju seal U17 treener, et järelikult tegi midagi väga hästi, et seal ikkagi jäi niimoodi silma, et ilmselgelt olid mingid vestlused, asjad, ilmselt oli väga veenev. No ja tal on ikkagi Paidega ka ette näidata ja midagi täpselt see Afrika meistritiitel. Et see on äge, et see mõttes kiidab, mina on alati Eesti treenerite poolt, ma nüüd ei teadagi, kas me tähendab, et me oleme jõudnud kuhugi, et meil on nüüd Eesti treenerid nüüd usaldatakse rohkem või see on lihtsalt pessimist muidugi ütleks, võib-olla on kõik klubid nii vaesed ja ei saa välismaalisi hankida. Aga okei, Flora läksid edasi, järgmine paar, nüüd tuleb pahanduste paar, pahameele paar. Siis kas me peame halvemast halvema? Ei, sa pead olima, kumb jääb rohkem meelde sellest aastast. Esimene on siis Paide linnameeskonna Flora
mis ta oli, eelviimane voor oli seda. Eelviimase vooru suur suluseisuskandaal, kus tõesti võeti ära legaalne värav Paidelt, Paide kaotas sellega pronksi võimalused, Flora tegi suure hüppe kulla suunas või siis oli ka selline asi tekitas pahameelt nagu Kuressaare ründaja Otto Roppert Lipu hüvitamata ravitulud, Markus Jürgensoni raha kodumine, kodu jalgpalli üldsus tuli kokku, see raha mingi oli koos, aga samas eks ole positiivse poole pealt või negatiivse poole pealt see natuke näitas, kui haprad või õrnutised on see Eesti jalgpalli jalad, et selles mõttes, et me räägime suurest profiliigast, aga tegelikult, eks ole, põhimees toona oli veel põhimees, eks ole, et saab viga, siis visatakse üle parda. Et Madis Kalle, kumb sinu seda, kui sa mõtled, kumb see rohkem defineerib seda 2025 aastat või kumb paremini meeles? Ütlen igaks, et see mäng oli 34. voor, ehk siis. Vahet üle. Fakti täpsus. Fakti täpsus on mõttetud. Et ei ole. Et pigem ikkagi, ma arvan, jääb see Paide ja Flora mäng meelde, sellepärast puhtalt, et see, ta läks nii suureks, et isegi AK tegi selle eraldi ju saate sellest barri ruumist asjadest, ühesõnaga ta selles mõttes kasvas nagu see tavapärase spordi külgedelt nagu välja isegi, et ta ikkagi ühiskondlikus mõttes oli suurem sündmus. Ei, sündmuse mõttes ma olen ka nõus, aga tahaks nagu toetust avaldada selle jalgpallurile, et näed, ja sellele ka tähelepanu pöörata, et selliseid asju ei tohiks juhtuda, et selles mõttes kindlasti väga oluline ja õnneks väga palju tähelepanu sai see asi, et aga suurem sündmus on ikka see värav oli kindlasti suurem sündmus. Aga see, kui rääkis Paamest, ega see vist paremaks on otseselt läinud ju ikkagi ei ole, et see on ju iga ala, see suur küsimus on see, et palgad on väikesed ja siis ega ei ole see ainult jalgpall loomulikult, et kui sul ikka mingi mängija saab viga, siis pahatihti jäetakse üksi. Kuidagi peaks olema küll kindlustatud, et selles mõttes... kindlustatus, ei ole raha, ise vahet ei ole, ma saan aru, et see, et meie klubildel on see klubid nii hõuksad lihtsalt. Ma ise ütlen, nad jäetakse üksi, et sul kasutatakse selles mõttes mängijad, selles mõttes hallas mõttes ära, teistel alad ka, et sul on nii kaua, kui ta mängib, kõik on hästi ja saab viga, siis on nägemist, vaata ise. Ma tea, selles on võib-olla mõttekoht jälle tõesti jalgpalliliidule või mingi premium-liigale, kes see vastutav on selle eest, et ma mäletan Aalborgi minnes oli, et kõigil on kohustuslik ikkagi kindlustus ja seal oli meil Aalborgis 2 mängijat said vigastada, kes lõpetasid karjääri ära, aga neile maksis kindlustus päris kopsaka nagu sellise summa, et sellega võid lõpetada küll ära, et tasus mängida ja nad olid mõlemad muidugi seal 30 lähedal, aga ikkagi veel oleks võinud mitu head aastat mängida, aga et selles mõttes võib-olla see on selline kohustuslik kindlustus või mingi et mingi firmaga, kindlustusfirmaga siis koostöös et selliseid asju ei tohiks juhtuda, sest tõesti meie need rahakotid ei ole kellelgi nii head, et see selle peale peab mõtlema. Edasi läks siis veerandfinaali ikka varre. Suluseisuskandaal, ütleme siis selle osa. Nüüd tuleb selline teine tabeli pool ja lähme sinna. See on siis natuke pikem, et Rannar Klaavani presidendi kampaania ja siis kaotus. Sinna alla siis lähevad, eks ole, kõik need asjad, mis sealt välja urgitseti, näiteks Frischeri jutud, sulgudes, mis ei läinudki väga suureks, et sulle kohtunik tuli ütles, et näed, et pooled mõjutas ja siis jalgpalli üldsus oli, nojah. Nii ongi ju. See on ju okei. Et kogu see kampaania, ja siis lõpuks kaotus ja siis teine, et oleks ka ilustas, et oleks samas peres asi, et siis Tallinn Kalevi jõudust aasta, et viimane koht, Joel Lindpere minema löömine ja lõpuks siis suur plaan 2,0. Tallinna Kalev 2,0. Ma eeldan, et siin vist... Ma arvan, et valimised ikkagi olid ju suuremad, et ma arvan ka. Siis... hooaja lõpus hea küll Kalevi jäidki viimaseks, aga hooaja lõpus muud asjad võtsid selle tähelepanu pigem endale ja see Lindpere klubist nagu see ütles, minema löömine tegelikult läks ka suhteliselt, mis ma ütlen, avalikus silmis nagu valutult, et ega me lõpuni ei teagi, et mis seal nagu ju sees juhtus, et kunagi Lindpere ütles, et ta tuleb ja räägib ära, mis juhtus on, aga ta ei ole seda teinud, et selles mõttes... Kuigi Lindperel on uus amet, ma ei tea, kas panite tähele, mis klubis seda läks? Ei pannud tähele. No nii, ootan seda teie arvamist, mis te arvate, kuhu ta läks? Florasse? Ei. No nii, Andres Ooper, Patu Tähe. Ei julge. Sina hakkad teda nägema, ma anna vihja, sina hakkad teda nägema järgmine aasta staadionitel. Kelle vastu me mängime? Kes sul esiligas on? Ta läks Elvasse. Nagu löögid lähevad Elvasse, siis oelid lähevad ka Elvasse, let's go. Aga Kalevi jõudust aasta siis landes välja.
eks see noorenduskuur ja see asi, et see on nagu huvitav, et iga kui peab mööma, et viimastel nädalatel pole ühte kuud treenerit vist välja kuulutatud. Äkki on ametikohad täis juba. Mis toimub, et aga Tallinna Kalevi jõudust aasta alla kuulub ka see, et nemad loobusid sellest naiskonnast. No ja see on jah, selles mõttes. Et põhimõtteliselt see on veel alles saagad jätkuvad. Saagad jätkuvad, et põhimõtteliselt on ikkagi meeskond täis tuppi löödud nii heas kui halvas mõttes, et alustame rõhume noortele, hakkame teistmoodi tegema, tuleme teistmoodi üles, aga seal on väga palju suuri. Ja millal see oli alles paar aastat tagasi Tallinna Kalev pronks. Ja selline äratuttumine. Aga mis ta siis on, kuidas see kuulus lause on, et sitt on tuleviku väetis. Let's go, mul on väga hea, ma täna lähen Lennart Meri oli see. Mõtteterade peale. Aga üks Rannar Klaavan läheb siit edasi, et see on selge, et sellest me jõuame veel rääkida. Nüüd tuleb kaks Eesti koondise mängijat, kumb oli teie jaoks selline märgilisem asi. Kas seal Karl Jakob Heina ebaõnnestunud laenusaada ja Mio Pathausi tõus Eesti kõige vihatumaks jalgpalluriks, õige, Pathaus, vaatad. Nagata. No ma ei mäleta, ta on nagu Viktor Kassai ja see Pathaus, vaata, no kaks meest, kes ajab närvi lihtsalt. Ja siis asi, mida juhtub arva, eriti sel tasemel, ma arvan, et nii kõrget meistritiitlit pole ammu olnud, et selles mõttes, Mets Veitsis, ma arvan, veel viimati. Jah, et Alex-Mattias Tamm tuli Sloveenia meistriks, et kui me hakkame siin vaatama neid Eesti või neid meistreid, siis jah, suuremad liigat on ainult see Zürich ja Karol Mets 2022, et peale seda on siin Iirimaad ja Hongkongid ja Armeeniad ja asjad, et ma ütleks, et see on viimase Norra liiga Londat 2016, see on ka selline suhteline, ütleme, viimase 10 aasta üks suuremaid tiitleid. Või viimase 9, suuruselt teine tiitel, et oli Tammel ka oma roll sellest, lõi väravaid, kui ta läks sinna pool aastal, et ei olnud selline, et olin pingil ja suvalt. Aga jah, kas defineerivamaks jääb Karl Jakob Hein või Alex-Mattias Tamm, Andres Ooper. Ma ikka pean siis ründajat toetama. Õige, seda ma arvasin. Et ikka see on ikka jah, et Heinal oli lihtsalt üks suur ebaõnnestumiste siin jada järjest, et ei saanud kätte seda põhivärava kohta, et sellest on kahju vast nüüd, kuigi 0-4 oli viimane mäng. Siis ma ka ei näinud järjest mingi positiivne uudis seal, aga ta tegi 8 tõrjet. Selles mõttes jah, et lõpuni me seda Heina seda ei teagi, et miks ja kuidas, et samas mõtlen, kui oli esimene koondise kogunemine septembris, see küsiti, et mis seis ja kuidas on, see ütles umbes see, et ma olen seal nii vähe olnud, et oligi loogilt ma ei mänginud nagu selles teises voorus. Ja siis nüüd, kui oli novembris kogunemine, siis sai küsitud, et kas suvel sulle ka räägid seda juttu, et teine vend on nagu kindel esinumber ja sina saad mängida siis, kui teine mees on vigane. Siis ta, ütleme, oli pikk paus ja ütles, ma ei kommenteeriks seda. Aga tead, mis sa kommenteerida võiks, kumma sa valid? Ma tuletan meelde, me valime aasta sündmust, et kui on paari, siis ootad sinult seda. No ütleme, valime midagi positiivist ka, mis toetan Andrest, et Tamm Sloveenia meistriks. Okei, mina oleks Heina võtnud, et seda mina neid Tamme asju loen nagu vähem, aga seda, mis see Pathaus tegi, seda ma loen ikka pidevalt. Aga okei, Tamm läks edasi. Karl Jakob Hein, ma vaatasin Eesti aasta sportlase nomineerimisel 8 sportlase seas, täitsa perses. Tal oli ülikehv aasta, mitte ma Hein super, aga mingi 10 mängu La Ligas ja siis pool aastat pingil olnud, Eesti koondisega mitte midagi võitnud ja buum, aasta 10 parima sportlase sees või 8. Seal on aru saan, et seda nii-öelda jalgpalliliit saab ise nagu öelda selle, välja pakkuda, keda nemad nagu esitavad, et ilmselt oli ka see, et Metsal oli ju ka umbes 10 mängu, et üle 10 kuud oli vigastatud ja nüüd alles tuleb tagasi. Aga meie siin ei vali Heina, saad aru, me laseme üle sellise nomineeritud sportlasse, mis teha. Aga ei mõtlen, Tamm on... Sa panid ise sellise paari. Genereerisid sellise paari. Minu mõtted oli sügavili, et seal oleks neil põnev. Võtsid loosiratast ikka. Ma arvan, tegin see Tarmo Rüütli kunagi, siis ka Steven lakke ja mõtles, ahaa, teeme nii. Aga see mõttes äge, et see mõttes, et ma oleks said neid meistritiitleid rohkem, et meil eestlased küll välismaal, aga ei ole. Nüüd tuleb kuulus Aivar Pohlakute paar. Et ei saanud kõikidest nendest erinevatest variantidest. Esimene variant, Aivar Pohlaku septembri intervjuu Pealtnägijas, kus ta siis ütles, et
no mis iganes, et Venemaa makside reit, see on okei, mille peale siis sponsorid tõusid tadajalule, ABC Motors lahkus ja üldsus oli väga pahane. Versus Aivar Pohlatu ja Kersti Kaljulaidi vastasseis, kus siis Pohlart ütles, et Kaljulaid on sooja kosmod Janskaja ja Kaljulaid ütles, et Pohlart tuli vägivallatses minu toas ja seal oli selline suur möll natuke aega, nüüd nad jälle istuvad koos kõrvuti, aga oli selline ka mõlemad, noh, ma ütlen seda Kaljulaidi intervjuu, ma vaatasin, see on mu kõige aegade kõige vaadatum video, ma arvan, mingi 100 000 vaatamist, saad aru, see on iga inimene vaatas seda. Ja Pohlart, kui see pealtnägijale järgnene asi, see ikkagi ka, noh, klikkide asjade vaates oli aasta üks selliseid inimesi haaras see teema. Madis Kalvet. Oota, ma teen ühe korra, ma ütlen ise ka esimesena, õige, jah. Mina ütleks, et võib-olla ikkagi see septembrikuu intervjuu pealtnägijas, et see natuke et sealt oli ikkagi see LHV viimane hoiatus, ABC minek, et see justkui oli suurem asi. Kindlasti oli suurem asi, et see nagu ikkagi jälle kaasas jälle laiemat ühiskonda, nagu et see Pohlaku ja Kaljulaidi vastasseis, see ikkagi rohkem sükke nii-öelda ainult sporditasandile, et see nagu nii laiendesse massidest läinud, ta nii-öelda, noh, vaibus suht kiiresti ära. Et see pealtnägi intervjuu, see ikka elas, ma ei tea, nädalaid Eesti spordimeedias ja üldse meedias. Aga see Pohlart Kaljulaid, sina kui meediaspetsialist. Sul ikkagi see kuidagi vaibas maha, ma ei saanud aru, kas nad on nüüd leppinud, pole küsinud vist otseselt, et ikka seal oli, kui oli see, mis oli see jalgpallimuuseumi avamine seal Sportlandil, siis kenasti just kõrvuti ja vaatas, rääkis juttu ja tegelikult toimib. Aga läheb edasi siis pealtnägi intervjuu ja pahameel. Järgmine siis Andres Ooperi spetsialiteet. Ma arvan, et siin võibolla minu ja Talleti arvamus üldse ei loe. Kumb oli sinu suurem sündmus? Kas see, et Rauno Sappinen lõi sõprusmängust Küprosele kübaratriki, asi, mida juhtub ülivähe, aga patin sõprusmängust 100 inimese ees, või siis koondis võitis valitmängust Moldovat ja vältis viimast kohta. See on ülihea põhimõtteline küsimus, sest et Sappinen tegi midagi ajaloolist, mida ei suuda isegi, Andres Ooper isegi ei suutnud karjääris teha. Eesti aegade parim ründaja Andres Ooper. No ma pean andma siis krediidi ikka Sappinenile. Või siis tõesti see, et ametlik mäng ja me, noh, Moldova võit oligi meie koondise selline siht, kõige madalam siht, mille pidi ära tegema. Ja võõrsil tuli. Siin võibki nüüd rääkida, et ma olen nõus, et me ise kõik ootasime, et me peame selle võitma ja me võitsime selle Moldova mängu, aga see oli väljas ja kodus me ei suutnud. Et selles mõttes võib-olla see isegi võiks suurendada seda võidu tähtsust, ütleme. Aga ei, jah, ma paneks Sappinenile oma hääle, et selles mõttes tulla varus sisse. Jah, tema muutis selle mängu käigu ikkagi ja sealt me saime selle nii-öelda veel ühe võidu. Ma võtan teise selle, mina ütlen, sõprusmängud on aga 3 väravat, seda ei ole lihtne. Sõprusmängud on see ei ole, sellist asja ei ole olemas sõprusmängu, et keegi ei lähe kaotama. Aga mis on kõva, just vaata Kaspar Ruus on meil see jalgpallklubi see president praegu, kes valib seda valimised hõbepalli ja siis vaatasin just kõik üle need aasta väravad ja siis vaatasin Sappineni väravad see aasta. See Moldoval võõrsil oli see, et värav vastu püüdis selle väravad on ja Itaalia vastu oli see, et Donnarumma kukutas palli maast ja lükkas tühja. Siis oli seal Küpros vastu see, et Peetson lõi peaaegu vastu teda. Igast asendist peab nagu. Vali üks ilusam kui teine. Mina võtan Moldova võidu, sest et minu jaoks mina loen ainult ametlikke mänge, mina sõprusmänge hinda, see tähendab, et ma enne, kui ma annan Madis Kalvetsule sõna ja sa saab pikalt siis analüüsida ja otsuse teha, siis ma ütlen lihtsalt seda, aga need on 2 ainsat asja, mis me saime siit võtta nagu sellest, noh, põhimõtteliselt, mis siin veel koondises meelde jäi, mitte midagi. Baskotsi tegi hea mängus Haalandi vastu, kes leiab ühe, noh, fantastiline. No saad aru, latt on see aasta, meil on, kui me hakkame siit vaatama, mis see koondis tegi, meil on ikka päris kehv aasta oli. No nii, Kalvet, kumma sa valid? Ütleme nii, et kui mul õnnestus toona seal olla Moldovas koha peal, siis kuidagi emotsioon oli tegelikult hästi sükke hea ja mõnus, nagu, et see on, ma arvan, jalgpalli emotsiooni mõttes Eesti koondisega, ütleme, üldse tegelikult selle aasta kõige positiivne emotsioon. Aga samas ma pean Andresega nõustuma, et see 3 väravat on asi, mida nagu liiga tihti ei juhtu ja see aitas tegelikult selle aasta lõpetada väga ikkagi positiivse noodiga, et oli näha, kuidas nagu see ka meeskonnal tähendas hästi palju, et kui seal, ma ütlen, Sappinen oli oma esimes äkki või kui Mets oli veel, tegi see soojas, kuidas koos tähistasid ja kuidagi see nagu, mul tekitas siukse positiivse tunde kogu see asi, jah. Eks sa valisid? Sappineni. No võt. Ja koondise aasta eelmine koht. Nii ta oli. Aga seda me vist... oleks sealt vaata edasi läinud, võib-olla siis jah, kahjuks see jäigi selleks ainukeseks võiduks.
nojah, sinna mina alla. Jah, kindlasti ei taha teda kindlasti kuidagi alavääristada. Ei muidugi alavääristada. No nii, esimene veerandfinaal, väga, siin on ainult raske jaalased. Aivar Pohlart valiti taas Väravindlate jalgpalliliidu presidendiks versus Paalbergi Värav esiletõus. Siin me vist edasi Pohlart vist läheb siin edasi. No ilmselt läheb, no ikkagi suurem sündmus ikkagi, jah, nii palju suurem sündmus lihtsalt. Jah, sinna me mõni värav jäi Paalbergil veel puudu, oleks ta selle kuldse saapa võitnud. Oleks ta kübara lööd, siis ma oleks kaaluma hakanud. Nojah, ja ongi täpselt see, et oleks juba mingi, ma ei tea, laual mingi sükke leping, mis nagu nii, aga nüüd tuleb küll hea vastasseis. Ma olen päris hästi nõelusin, et kumb oli suurem sündmus, kas Flora üllatuslik tiitlivõit või Paide linnameeskond versus Flora mängu suluseisu skandaal ja Aatasse jõudmine, nagu ütles Kalvet. Et no ütleme nii, et Aata põhisaatesse see Flora tiitel ei jõudnud, vaata. See on selline Anu Sääris loeb uudisid ette, et juhtus asi. Ja siis vahepeal on küll selline, et jalgpallist ja siis Aet Suvari sealt on selline, Pärnu linnastaadionile räägib, on. Aga saad aru, see suluseisu skandaal. Aga kumb see defineerima asi oli? Ma ei skaalet. No ütleme kokkuvõttes võib-olla see suluseisu skandaal võib mõnes mõttes rohkem mõjutada, ega me siin arutasime ka selle üle, et kas see varr üldse on meil mõistlik Eestis, ja kus meil on ainsad, kes arutati väga palju, on, et Flora on tulnud Eesti meistriks 15 korda. Aga ma Flora kaitsen siis Flora tiitlivõitu. No mitte keegi. Maailmas oli põhimõtteliselt ainult Ott Järvela ennustas, et Flora võidab tiitli ja ta ennustab seda iga aasta, selles mõttes, et selles mõttes, et ilma naljat, ma olen Sokkeris kuulnud küll iga aasta ennustab Flora meistriks, sel korral läks peaaegu täppi või ennustas teiseks, vahet ei ole just kõrgele, et see Flora me ei arva mitte kedagi, Kostja Värev, see, et ta tuli, nägi, võitis väidetav kõige tähtsam mees, seal on hoopis Karl Möölaine, kes seal asju teeb, möllab, siis kõik need noored, saime see minu lemmik tõudjas, sai väljamaale, ma eeldan, et Markus Poom tegi ühe parema, väga korraliku hooaja, sappi, sai jalad alla, noored möllavad, et seal Topstik kuulus, Viimsi kasvandik. Meeskonna vaim oli tõesti seal vägev ja siin ei saa tõesti seda tähelepanuta jätta, et tegelikult keegi ei ootanud kaks nii-öelda, kuidas öelda, algajad treenerid, kes olid ikkagi rohelised, nii-öelda noored rohelised ja tegid selle ära, et väga, väga võimas tegelikult, et sellele ei ole ja piisavalt võib-olla isegi tähelepanu pööratud, et ma arvan ka, et see peaks vist ülekaaluma selle negatiivse varjaasja. Alustame sinust, et sina ütled, et ma ütlen ikka Flora meistritiitel vist kaalub selle varjaasja üle, kuigi see varjaasi oli väga oluline, tähtis, siis ma arvaks jah, et see Flora meistritiitel nagu minu silmis on ikka suurem asi. Mina nagu siin selles mõttes, nagu Tarmo Kinka selle trummi ära tagunud, et Flora, kui sa võtad Flora selle nii-öelda põhituumikul, tegelikult see koosseis on Eesti mõistes igati esinduslik ja tegelikult peakski ju olema tiitli konkurentsis, et võib-olla see nii-öelda eelmise aasta 4. koht, siis uus peatreener, kõik need kogemusteta peatreener, kõik tähtsad kokku panna, võib-olla tekitas alguses selle siukse nii-öelda, see võimendas kogu seda eelmist 4. kohta veel. Aga samas võib-olla kui siin Järvele mängu tõid, siis tegelikult nagu see, et mis ta, selles mõttes oli ta kindlasti point olemas ju, et Flora tegelikult ei olnud nii kehv, kui see kuvand, mis nagu loodi. Kes ootas enne hooaega, et keegi, mitte keegi, et selles mõttes oli ikkagi kes ootas, et meil kuradi suluseisu ei suuda isegi varr ära võtta. Kes see ootas enne hooaega? See ei olnud varri süü, see oli äärekohtuniku süü. See öeldi ju ära, et äärekohtunik tõstis liiga kiirelt lipu või ma ei tea, mis iganes, et see ei olnud ju üldse varri süü. No ütleme kokkuvõttes seda samas kui seda hooaega nagu niimoodi vaadata, siis ma ütlen, lõpuks see Flora tiitlivõit ei olnud mingi ju teadmas üllatus suvel ikkagi mingid tundus, on ta ikka mängus sees ja see nagu, ütleme nii-öelda see kulminatsioon ei olnud võib-olla nagu nii üllatuslik. No ja lõpus seal siis tõesti Levadia mängis ju maha. Et sealt võib-olla see üllatuse momenti kadus ära. Et oleks olnud nagu siuke, et ma ei tea, mõlemad panevad seal, ma ei tea, ligemale 100 punkti graafikus seal ill ja kuradi heitlus käib, et siis võib-olla oleks see nii-öelda see tunnustus võib-olla nagu suurem olnud, see oli täpselt see, et täiesti Paide mängis kehvemini kui oodati, Levadia mängis kehvemini kui oodati. Ja siin ongi see sama, mida me ennem ka korra mainisime, et pigem Levadia kaotas, kui Flora võitis, aga ma ikkagi mina ikkagi annaks Florale selle, ma tean, et teine asi vist oli natukene suurem
aga sellepärast veel ekstra, et nad on ära teeninud, see sama noormängijate esiletõus, see on nii oluline ikkagi. See on liiga positiivne mulle. Sa tood seda jalgpalli sees oleva inimese vaibilas. Mina jään selles mõttes ikkagi selle varri juurde, sest et see kuidagi, ta kuidagi sündmusena oli nagu suurem. Hea küll mõtlen, see hooaja alguses oligi see, Flora tiitli võid tundus nagu võimatu, ütleme see idee, kui see nagu kasvas läbi aasta, et nad tegelikult on paremad kui siin väga palju eeldasid. Tänu sellele ei olekski olnud super tiitit. Jah, okei, lõpuks vaadates, kuidas mängu tekst oleks ikka olnud, aga mitte vist kindlasti. Et võib-olla ma arvan natukene siin võib-olla mingites, tegelikult see foon Flora osas võib-olla OAL oli võib-olla kindlasti põhjendamatult negatiivsem eelmise aasta järgi, et tegelikult kui nüüd Pelle Pohlakuga rääkid, tema ütles, et tema oli algusest peale kindel, et see asi kõik toimib ja lähebki nii nagu läkski, et seal, või kuidas seal Sapinen rääkis sellest välja printis, et ennustused ja näed, me nüüd tuleme ja näitame ja et võib-olla seal meeskonna sees kindlasti see usk oli nagu nii suur olemas, et nad tulevad ja teevad ja saavutavad ka selle, mis nad saavutasid, et lihtsalt see ühekordne asjataas selle varri ümber oli nii suur lihtsalt. Ma lihtsalt ütlen, et kodutõde mängust, mida siin Madis Kalvet on läbi hooaja raiunud kõvasti, siis see selline kodutõde mängust, et Paide jäi Flora vastu arusaamatu suduseisu tõttu võiduta, siis tegi ikka päris mitmele koondismängule ka ikka ära. päris mitmele. Ütleme nii, et see oli jalgpallis üks loetumaid kodutõdesid ja kodu see järgne möll, et ma isegi Andrese optimismi siin kusutame ära. Ma olen nõus, et see suluseisu skandaal, kas meil seda varja vaja, see vist jääb nii turb, kui see ei ole. Tegelikult see on turb, sest see Flora tegi superhooaja, aga ma olen nõus, et see jääb. Ma arvan, paari aasta pärast, see on hea küsimus, kas me mäletame äredat seda, et tahtust me mäletame seda suluseis. Ongi täpselt see, et see... Mul hakkab tunne tulema, et see tuleb selle hooaja sündmuseks. Let's go, varma! Nii, lähme tabeli teise poolde. Rannar Klaavani jalgpallikampaania ja presidendivalimiste kaotus versus Alex Mattias Tamme Sloveenia meistri-tiitel. Siin on selge, siin Klaavan võidab. Klaavan neile 3-0. Klaavan kaotus võidab. Klaavan kaotus võidab. Ja kahjuks ma peame ütlema, et see jõudis kõige raudumale sel hooajal. Tamm, me võime Tamme seda võtta Eesti jalgpallurite välisooja rutku, siis tegelikult oli kehvast Eesti jalgpalluritel võrsil ka. Et see, et ma isegi, kui niipidi ma võib-olla vaatad selle koondise mängu, mõtled, et turedi Henn vaata ei jada üldse. Ei mõtle nii, ma kujutan ette, et on inimesi, kes nii mõtlevad. Kui hakkab vaatama, kas eestlastel välismaal läheb, on ju, ma ütlen, see Baskots, eks ole, on... Teata, must selle aasta parim näide, et ikkagi lähed nagu ikkagi Euroopa kõvasti üle keskmise liigast lähed ikka, ma ei tea, mis see top 7 liigasse. Ja oled kohe põhimees, mängid seal, et selles mõttes viimast aastat selles mõttes üks kõvemaid üleminekuid ja üks positiivsemaid asju üldse. Et me oleme hästi õnnelikud, kui meil mingi vennad mängivad, eks ole, Tšehhis, ei ole seal nagu mega suures rollis, on ju. Nad mängivad, jah? Nad mängivad ja see latt on see aasta ikka üli madal olnud, et Tein on pingilistunud, Mets oli terve hooaja haige või vigastatud, jah. Et Tamm tegelikult teine poole ei ole üldse saanud, et see meistritiitli nagu see, tegelikult see on ta suhteline, sest see tuli ära tutkumine ja hakkad niimoodi minema, vaatama, et siis nagu tegelikult ei ole ju mitte midagi, et meil on eriti siin ettepoole, et neid ründemängijatel ei ole, meil on Saarma on tehtud kaitsjaks, on ja meil, me olemegi, meil Sinjavski ka kaitsjaks. Sinjavski on kaitsjaks, meil ongi selline, et mingi, et Kreeka esiliigas mingi vennad jumalast hästi, et 10 mängu 2 söötu, let's go, et Eesti koondis põhimees kohevad. Et see mõttes on karm. No neid jah, kes värava löömisega silma paistavad, et seda sära ei ole jah, et kaitsemängijatest kahjuks ei kirjutata nii palju, et millega nad hakkama saavad, isegi kui nad teevad väga hästi oma tööd. Et ootame siis, et järgmine aasta pärast siin oleks ikkagi ka klubi jalgpallilisi suuremaid õnnestumisi. Eelkõige suurliigadest peale saamist. Või üldse jah, suurliigast peale saamist. Nii, viimane veerandfinaal. Siin võib-olla on isegi keerulisem, võib-olla ei ole. Pohlaku septembrikuine intervjuu pealtnägijas ja selle järgnenud sponsorite ja üldsuse pahameel versus Rauno Sappenini ajalooline kübaratrikk. Intervjuu. On jah. On jah. Vist tuleb tunnistada.
ei no lõpuks, kui sa võtame jälle selle nii-öelda üldise nii kui ma ütlen isegi Sappineni ikka on 2-1. et no lõpuks nagu see, et Sappinen lõi need 3 väravat, sellest mängupäeval kirjutati, mängu värselpäeval kirjutati ja siis ja nüüd, kui võib-olla küsida siin isegi mõne koondise fänni käest, et kelle vastu kiirim hat-trick ja kõik asjad, aga ikka ma arvan, see jah kahjuks ei jää nagu meelde, oleks see hat-trick toimunud näiteks Norra vastu, siis me räägiks siiamaani sellest. Ma olen nõus, et see 100... Või valikmängus on ju. No ongi täpselt valikmängus, sama mingi kodumäng Iisraeliga oleks seal... Ja nüüd ma ammustan enda tulistan ja sõpruskohtumised on ei no mõtlen, oleks tegelikult võtame kodune valikmäng Iisraeliga seal juunikuus, kui palju rahvast lööd 3 väravat, Eesti võidab 3-2. No vot, siis ei oleks küsimust. Siis ei oleks küsimust, siiamaani räägiks sellest enne. Nõus. Ja ma ütlen, see väga selline väga head poolfinaalpaarid, väga head. Aivar Pohlart valiti taas Rinnlate Jalgpalliliidu presidendiks versus Paide ja Flora mängu suluseisu skandaal. Ma arvan, siin ma võin ise, et nüüd võib hakata jõudma sinna Pohlartu sinna asja, suluseisu asi vist sai kõik ära räägitud, mis seal oli. Et need kõik jutud, kas seda varja vaja, kas see raha on oluline, mis on need suured miinused, see hetseldati läbi, aga ma eeldan, et AK-sse jõudis ka see suur üldkodu. Jõudis, mina andsin AK-le intervjuu selle jaoks. Selline suvaline fänn, vaata. See on tere ärravad. See ei olnud päris nii. Tänavalt. Ei olnud tänavalt, helistati. Siis oli täpselt üldkogu juba käis. Siis mina tegin vist mingit lugu tegin veel ja siis ka ühesõnaga jah. Enne nii-öelda staadionile minekut sain anda intervjuu veel. No see näitab seda, kui AK kui sihitud asja ta teeb. Ta võib ükskõik kelle võtta, ta võtab Saaremaa mehe, kelle ema on Pohlartuga sõber. Kui kaugel sa oled ja kui kaugel selatast? Ma ei tea, sest Sõrve on ei tea, mingi 20 kilomeetrit enne. Mis oli suurim asi seal, mis see Pohlartu võit andis? Esiteks, et see kindlus on see kõige olulisem. Ma arvan, see Aivar Pohlartu valimine ikkagi võidab suluseisu või? Ma arvan küll, jah, et selles mõttes ikkagi, tegelikult ta oli ikkagi ju, ta oli pool aastat, oli Eesti spordimeediast, ta oli ikkagi nagu üks suuremaid teemasid, mida nagu kajastati. See ei olnud isegi mitte ainult spordis. Mitte ainult spordis, et läks väga, väga laiali ja selles mõttes oli inimeste huvi oli tegelikult ikkagi päris suur selle vastu. Aga kui see sündmus on see võit, siis eks ole see, mis me teada saime, et päris paljud klubid, see ei ole üldse etteide mitte kellegi, vaid see on lihtsalt fakt, et päris paljud klubid, täpselt 68 miinus, isegi me võtame sealt need head maha, on poolt ja nii ongi. Et selles mõttes, et vaatame, mis sinna finaali vastu tuleb, siis poolfinaalis teises Rannar Klaavani kampaania ja presidendi valimiste kaotus. Miks ta on eraldi sündmusena? On ikka see, et sinna toodi uut hingamist, värskust, et sinna kampaania alla, eks ole, kuulub see uue tiimi loomine, sinna need nii-öelda pooleldi pahandused, mis kõik, eks ole, see Frischer on hea näide, aga kõik need asjad ja üldse keegi lõpuks tuli ja reaalselt üritas. Et ja natukene versus siis Pohlartu intervjuu pealtnägijale ja järgnenud sponsorite pahamelt. Kumb teie arvates neist kahest defineeris rohkem? Klaavan, jah. Paneme Klaavani. Räägime siis selle pealtnägija intervjuu läbi, kuna see tutvus välja ja siis räägime finaalist. Jah, siis räägime finaalist. Aga ma ei tea, mis see pealtnägija intervjuu, see oli ka kuidagi tuli ja läks mõnes mõttes. Ta oli nagu kuu aega paar nädalat. Üleüldse, teema alustaks sealt. Mingid sellised asjad nagu sellised, need kuidagi kõnetavad inimesed, tavainimesed. Miski pärast. Tavainimid, keda see jalgpalli üldse ei koti, siis teda mingi selline, miski pärast selline asi nagu läheb ilgi, et mingi Pohlartu on pahandus ja siis kohe mingi klikid laes, ma ei saa sellest aru. Miks see jalgpalli ei koti, miks sind see asi huvitab ja ma ei saa sellest aru. Jah, see mõttes võib-olla niisugune raske sulle head vastust anda, miks nagu nii on, et tegelikult inimene, kes jälgib nagu, ma ei tea, koondist ja Eesti jalgpalli, et seda kõnetab see on arusaadav, aga miks inimest kes võib-olla muidu nagu jälgid, siis järsku see teema teda nii kangesti nagu kõnetab. Võib-olla kogu see ikkagi see, Eesti, see on ju see ikkagi kogu see Ukraina sõda ja see on ikkagi väga laialdaselt kajastatud, inimesed väga palju räägivad sellest ka tavaolukorras, et see ei ole nagu See oli tulnud kohe sellist konkreetset võib-olla vastust ka ja see ei meeldi kellelegi, nagu meie enda skandaalis oli.
vasta konkreetselt, seal oleks saanud väga lihtsalt seal ära öelda mingid Kaarel Täll, kuula nüüd. Et see võib-olla tänu sellele jäi veel pikemalt see asi püsima, vaata. Aga lõpuks on ka, need asjad ikka, mingi hetk ta nagu sumbub ära, mingi hetk kaob nagu see lugeja huvi ära, mingi hetk kui mingit uut materjali peale ei tule, siis ta vajubki ära, et ka seal mingi, muidugi alati teema jälle Tällile tekita uut materjali. Alati on ju see, et kui see mingi asi nagu teema nagu ära vaibub, siis alati on väga palju neid inimesi on see, et miks te enam ei kajasta? Kui seal on veel see asi vaja rääkida, seal on see asi vaja rääkida, aga see on täpselt see, et aga keegi ei räägi, mida me kajastama välja mõtlema, ei hakka välja mõtlema, et see on alati mingi kontingent on see, et kes nagu leiab, et see peaks nagu suruma veel, aga lihtsalt jah. No siin ei julge enda arvust öelda. Ma arvan kokku, et kogu see kuna sõja teema on Eesti ühiskonnas ikka väga aktuaalne, siis ma arvan sellepärast see teema nii palju kõnetaski. Ja finaal. Kumb, sõnastame selle siis nii, kumb defineeris rohkem seda jalgpalli aastat, kas Aivar Pohlak ei teinud kampaaniat, Aivar Pohlak lihtsalt võitis. Ei, nii ma naljalt, ta teinud kampaaniat versus see, et Rannar Klaavan tegi kampaaniat ja kaotus. Et kumb oli, seda räägime ja siis hääletame, sest see on tegelikult hea küsimus minu meelest isegi. Et kas see, kumb oli nagu tegelikult märgilisem? Ja ma ei tea, kas on see kokku võetud, et miks Ragnar kaotas või et mis need põhjused siis olid? Seal oligi lootused võita, et olgem ausad. No seal oli ikka selles mõttes algus peale, miks ju Pohlaka kampaaniat teinud, ta oli selles mõttes algus peale kindlalt võidab. Talle teadis see algus peale, palju klubid kes on tema taskus ja see ainuke asi, mida Klaavan selles mõttes teha sai, oligi see, et ta võidab endale vähemalt avalikkuse poole hoiu. Selle ta sai. Ja selle ta sai, et kui ta seda kampaaniat poleks teinud, siis olekski seal kuskil tagatubades juttu aetud ja oleks mingid valimised ja see mees võitis ja olekski kõik olnud, et võeti nagu see teistsugune lähenemine, lõpuks on väga raske öelda, et kui oleks nii-öelda kulissid taga olnud, et mis see nagu vahekord siis oleks olnud. Et tagasilt on igasugust olnud ja nagu mina kuulnud, et seal paljud näiteks ei meeldingi see, et seal läks ükseks nagu showks on ja et pigem tahetigi, et oleks seal rahulikult räägitud, samas jälle mingitele ei ole meeldinud see, et ma ei tea, et kui Klaavan tuli, et miks ei olnud näiteks, oleks Reim rohkem kaasa olla temaga või rohkem sellised jalgpalli inimesi, kes on jalgpalli sees on ja et kui seal tulevad nii-öelda rohkem sellised poliitmaastiku mehed, et siis seal ma ei tea, kuskil... Ei, me oleme selle asja, me oleme kõik läbi rääkinud. See vabandusi leiab alati, miks mitte hääletada, see on kõige lihtsam, et sulle see mõttes. Aga mis see tõi? Ta lõi natukene ikkagi jalgpalli ju inimeste vahel kiilu. Selle me peame ikkagi möönma, et see kiil on kergelt ikkagi olemas. Et see mõttes meil on nagu ühe leeri pool ja teine leer. Et minu meelest kui seda suurt ühendamist, kui sellist ma ütleks, et ei ole liialt hästi õnnestunud. Vähemalt minu kui jalgpallifänni meelest. Et minu meelest on ikkagi tiim Pohlak ja tiim Klaavan. Ma ei tea, kas Andres Opper, sina oled lihtsalt jalgpalli sees, kas seal on tunda, et on ikkagi jalgpall on nüüdseks ühtne. Mina räägin, et mina olen siiamaani fänne, kes nagu põhimõtteliselt ei lähe, ma ei tea, Levadia mängu vaatama, ei osta piletit sellepärast, et see on Pohlak meelne, et ta on sama nagu Flora. Et see ei ole, vaata, et on kõik sama, et milleks? Ma ei tea, ja ma ise isiklikult ei tunne, vaat siin ei saa küll kaasa rääkida. Ma küsin, kas sina jalgpalli sees? Ja jalgpalli sees ma ei tunne jah seda, või pöörama siis ise piisavalt tähelepanu sellele, et kes kelle poolt on, et ei tahaks öelda, et jätke poliitika teistele. Aga enut on tegelikult ju neid viiteid valimistel tehakse ju siin ja seal siiamaani, et see nagu... huvitav, jah. Et see on selles mõttes ikkagi inimestel tundub päris paljudel jätkuvalt nagu hingel ja seda ikkagi, kui küsitakse mingit asja, siis jälle kuidagi, väikselt surkega ikka nagu viidatakse, et seal ikka läks nii ja et see ikkagi oli suur asi ja nii on. Kumma sa valiksid, kas selle Pohlaku väga kindla võidu või selle Klaavani kampaania? Kumb oli sinu jaoks defineeris rohkem jalgpalli aastat? Ütleme kokkuvõttes on see, et defineeris, selles mõttes on või sõnast ise, kuidas sa tahad? Sõnastada, kuidas seda nagu kokku võtta, et see, et nagu Pohlak võitis, kokkuvõttes ta ei olnud ju üllatus. Just kindel võit. No just kindel, ja see ei olnud ka nagu selles mõttes, okei, seal vahepeal nagu visati õhkumise asju, et me ikka oleme lähedal ja nii ja naa, ja siis kui seal valimistel võtta see, et Toompea jäi hiljaks. Ja siis seal Aivar ütles püsti lõpuse ka, et laseme ikka Toompeal ka hääletada, ja see oli täpselt see tunne, et siin ei ole mitte midagi, siin on nii kindel üleolek lihtsalt, et lihtsalt kokkuvõttes, kui oleks olnud tavapärane
Aivar üksinda, siis kindlasti me oleks rääkinud sellest, oleks kirjutatud, ta oleks kindlasti tabelis meil siin, aga nagu sa ütlesid ka, et see kiil tegelikult mingil määral nagu olemas jätkuvalt ja see kiil on ju põhimõtteliselt sellepärast, et see oli vastaskandidaat, et selles mõttes võib-olla see, kui jalgpalli aastat nagu kokku võtta, siis ta selles mõttes see Klaavani kandideerimine, ma arvan, oli veel suurem sündmus, et seal nagu Klaavani kampaania, ta kandideerimisest vabandust, kampaania, et ta selles mõttes ikkagi ma arvan, mõjutas meie jalgpalli üldsust nagu päris palju, et seal oligi võtta mingites klubides tehti neid kogukonna hääletused ja et igasugust asju, et selles mõttes ma arvan, see mõjutas Eesti jalgpalli üldsust nagu rohkem, ma arvan. Ja pluss ongi see, kuna tegi seda avalikku kampaaniat, kuna Pohlak tegi seda kulisside taga võtsime hääled ära ja tehtud on, et selles mõttes ta nagu avalikult ju tegelikult see ei mõjutanud seda üldist pilti nii palju. Et sina valid siis Klaavani kampaania aasta? No ma arvan, et ta selles mõttes, kui seda poleks olnud, siis ei oleks ka, nagu ma ütlesin, võtta need jätkuvalt neid viiteid sinna valimiste suunas ja asju. Okei, sa rääkisid mu ära. mina mõtlesin, et Pohlak tõestas oma suure võidura, et tema vastu ei ole mõtet kandideerida. Aga ma olen nõus, et aasta jalgpallisündmus oli siis Klaavani kampaania. Et selles mõttes, kui seda poleks nagu olnud, et siis nagu siis ei oleks nii palju tähelepanu teine asi ka saanud. Selleks teine pool ka nii palju tähelepanu saanud ja sellepärast see asi läks nii suureks ka tegelikult kokkuvõttes. Naljakas seal jäävad, see kohe nagu hästi suured leerid tekkisid. Tegelikult see mõelvad, see mõttes minu lemmik on ajakirjandus, meil on ka leerid olemas, kui seda ei tunnistata. See mõttes seal oli see esimene pressiüritus, siis vaata kahe vähest väljandest tuli jutuga, et näed, see oli mingi promoüritus, kes ei tahetud lihtsalt sõna anda, vaata, mingi bla, mingi mõttetu pressiüritus, bla, et kohe tuli, et mingi osad väljandid läksid sinna, näed, et räägiti ja hiljem saime rääkida, siis osad tulid juba sellise väga sellise ühte suunda, et mõtet pressiüritus ja bla. Ma ei jätta nimest nimetama, aga siin olid need leerid tekkisid ja minust olid ajakirjandus näha, olid klubide sees näha, me kõik saime teada, et kelle poolt on Levada. Me kõik teame nüüd, kelle poolt on Vaprus, Tammeka, kelle poolt on, me teame, et kes on seal vastasleeris nii-öelda, et kes tahaks muutust. Me nagu see mõttes, et kõik see kuidagi jalgpall läks avalikumaks. Muidu oligi, et alati oli ju see, et kui Pohlak üksini kandideeris, oli tehti väga palju seda, et teda ikka kritiseeritud juba rohkem kui praegu kritiseerib. Praegu on mingi kindel kilkond, kes nagu kritiseerib, aga seal nii-öelda üldisem kriitika oli nagu suurem. Ja teine asi oli see, mis nagu varasemalt ei olnud, hea küll oli neid, kes nagu ütles, et Aivar ta pead tööd ja niimoodi, aga ei olnud sükest nii-öelda tema tulihingelist pooltäiskonda tegelikult avalikkuse ees, mis on tegelikult nüüd nagu tekkinud. Jah, et siis on selle aasta jalgpallisündmus, on siis Klaavani kampaania ja kaotus, kindel kaotus, et tekitas möllu. Aga ma ütlen, eelmine aasta, mille olid Hein ja Mets ja ilusad jalgpallisündmused olid, tegelikult ilus nimekiri oli. Järgmaste valimisi pole, nii et selles mõttes. Aga ütleme, pool aastat oli ikkagi see laias laastus oli peamine teema. Ja siis järgmine aasta on ka ju koondisel on rohkem võiduvõimalus, esmalt me lähme ju Afrikasse turniirile, siis tuleb Balti turniir ja siis tuleb ju Rahvusliiga C-division, kus me oleme 3. loosipotis, ehk peaks tulema üks eeltavast nõrgem võistkond ka, et me võite loodame rohkem. Jah, et loodame, et siis järgmine aasta. Ja Hein saab mängida. Ja loodame, et see saab spordist rääkida või mis, Andres? Ja, täpselt. Mets ja Hein ja kes siin on välismaal, täpselt Tamm võiks väravaid lüüa. Ja Paalberg kuskil heas minuteid. Kui ta läheks kuskil ja hakkaks mängima seal. Ja mis nagu tahaks muidugi oleks see, et Kristali mängiks enam 4. liigas. Ja täpselt, et Kristal võiks uksele koputada juba. Tegelikult, kui sa vaatad teda koondises, ta võiks mängida kuskil mujal, kui Saksa 4. liigas. Jah, olen nõus. Ja tegelikult tahaks positiivsemalt tabelit. Ma lihtsalt ei saa, me peame rääkima ausalt, et me ei saa siin ilustada ka, et hakata mingi Pärnu Vapruse vägev hooaid ja Laadridissile tõus, need ei kõneta tegelikult nii väga. Kas me näeme oma mingi lugeskonnas, kirjutame siin... See võtab selle järgi. Et see, mis ma ei tea, ühiskonda kõnetab, sama Paalberg näide, ta kõnetabki nagu, et see ilmselgelt ta nagu tegi väga hästi ja samamoodi, kui mingi Kristel Koondis hästi mängib, see kõnetab ka inimesi nagu meeletult tegelikult, kui ta hakkas mingi klubi tasandil kuskil kõrgemal mängima, ma eeldan, see kõnetaks ka jälle väga palju, et seal potentsiaali mingites kohtades on olemas, loodetavasti seda nagu realiseeritakse. Jah,
ja ma ei tea, Andres Oppel lõppu küsimus siis, mis siin polegi midagi tarka küsida. Vara veel. Millal mehed hakkavad piitsa saama tenni tegema? Jaanuarist, et jah, meil on ju üks mäng on juba kirjas ju. See kes kuskil Nõmme Kalju kaudu käis juba välja ära ju, et kohe jaanuarist teeme sõpruskohtumise nende vastu. Vot, kas sa vaatasid, ma küsin, kelle poolt sa MM-il oled, vaatasid seda loosimist ka 1,5 tundi? Ei vaatanud, ei vaatagi sellist suurt sündmust. Ja seal ikka lugesin pärast asjad ära, need surmagrupid ja nii edasi. Surmagruppi, mis hästi? Keski üritati tekitada mingit asja. Seal mingit, ma loosimist vaatasin, mingit vaatasin, seal mingi grupp oli, vaatasin, tuleb, ai, läks kõik. Seal ei ole varianti. Aga ei, ma olen ikka Argentiina poolt, mis ma ei saa, siin midagi ei muutu selles mõttes. Jah, mõtet. Kuidas Arsenalil läheb? No näed, seda mängu ma vaatasin. Lasid lõpus 1-1, no nii vaatad, hoiad peast kinni, aga õnneks. Suutsid ikka 2-1 välja tulla, et läheb hästi vaata, et neid meeme juba on, et kus kukutakse alla ja siis tuleks ikka tagasi. Jah, Arsenal siis kuulus Inglismaa liiga liider. Jah, täpselt. Aga Man City veel tuleb. Aga ja City võtab jälle, nüüd hakkab vaikselt seal tulema. Koguma hoogu, jah. Kõik vaatavad hirmult värisevad, vaatavad, kus ta on jälle. Vot, näiteks sellega tõmbame selle saate kokku, et näiteks vaatab, et mingi aeg võiks ju veel ka ennustusi või mis iganes teha, et meil vaatab mingit kimmikit võiks teha, sest oleme ausalt jalgpallis liialt palju ei ole. Aasta lõpu turniir tule. Jah. Kas legendid on see aasta ka? On legendid on ka, ma kahjuks ei lähe. Miks? Teine tegevus on. Teine tegevus. Aga kutsuda said ikka? Kutsuti küll jah, et selles mõttes kahjuks pidin ära ütlema. Enda tervisele tuleb ka mõelda. Ma üldse, sinu eas seal mängimine, see on ka mingi milleks. Ei, mulle teelt iseenesest meeldib, et see oli väga tore üritus ja meeldiv oli kutse ikka saada ja et igal juhul, aga see kord ei saa. Siin platsile üldse tagasi ei tõmba enam. Ja lõpuküsimus Andres Oppeli, oota, ma defineerin. Tallisin oli ta ikka kutsus, vaata, ta ikka kõik kutsus FC Reali. Sul on ta, eelmise aasta lõpus, aasta tagasi, eks ole, tegid siin natukene ajasid palli taga seal ülemineku mängudel ja siis, eks ole, seal saalis oli ju tore, sai väravaid lüüa, et kõik, kes nägid, ütlesid, näed, et klass on ikka igavine. Kas nüüd sul ei ole seda tunnet, siin on ju neid jalgpallurid on meil need madalamad liigad täis, kes ikkagi mängivad. Sul ei ole seda, et lähed seal Viimsi noorte, lähed sinna, näitad päriselt ette, kus asi käib. Vaata. Ei ole enam, tõesti hakkab üle, mängida ikka meeldib, aga tuleb ikka vaadata ja tunda oma seda keha ja parem on selle valuvabalt elada. Aga trennis ei tõmba vahest vesti selga? Ikka, trennis ikka võib. Trennis ikka võib. Kui on vaja seal kuskil kasti oled, nagu taha risti lüüa, näidata poistele. et seda ega siis jah, trenni ikka meeldib teha jah, aga mängida ei taha enam. Mis tasemel sa seal, ütleme, hakkama saad? Teise liiga tasemel sa enam ei saa. U19 sinna ma ei taha nüüd niimoodi ka. Ei, U19 seal saad siis... No ma nii ei ole ju proovinud, et kui oled, siis oled esindusega ikka ju, ega kuhugi mujale ei lähe treenima. Et kui mingi kaasa tegemine on, siis on olnud esinduses, aga pigem enam jah, pigem on neid väheseks jäänud neid kordi, kus et see puus, mis see ära vahetati, see jah, tuleb ikka hakata hoidma seda. saab teistest, saab padelit mängida. Padelimaja, see on mõttetu asi üldse. Aga palju ma kunagi mängid padelit, palju jooksma peab vist üldse ei pea? Kui oskad mängu lugeda, siis ei pea midagi jooksma. Peaasi treketiga omale vastu otsa esist ei pane. Aga eks me siis ootaks nüüd jalgpallis ka sellised üleminekuid asju, uudiseid. Et neil on ikkagi ainus, eks ole, suur asi on olnud see Slava, kes sai võimaluse. Tegelikult vähelt. On mingi Henri Järveleid Nõmme Unitedisse. Äge, aga eks ole, ei ole päris selline, et viitsid siin, mitte viitsid, vaid tahad siin 20 minutit lahata. Ei kujuta ette, et ma arvan äkki, Levadia koostöös on kõige suurem küsimärk, on ja Floras on ju ilmselgelt on paigas, võib-olla võetakse sealt tuublist võib-olla keegi juurde, äkki Eesti pealt välismaalt ei tooda. Välismaalt tooda, Eestist mõnest klubist 1-2 mängit võetakse veel. Paide ootaks enamat. Jah, sealt ilmselt neid välismaalisi tuleb, on ja Florast ootaks lahkujaid veel. Heas mõttes, et kui Poob selle hooaja pealt ei saa, siis kui millal ta veel saab, eks ole. Tõsi. Ja eks sealt ka ja muud ei olegi. 21. detsember kuulus jalgpalligala ja siis selgivad kõik aasta parimad.
jah, nominaalid tulevad tasapisi juba välja, on ju. Ja ma pean selle hõbepalli asja, tuled mul meelde peale saadet ja ma selle ära, Kaspar Ruus kirjutas, mul läks meelest ära, pean sinna hääle andma. Kas ka saad raha kantsid ikka või? Kaspar Ruus, ma teen talle välja mingi 4 Siemeni ja ma teen tasaarveldust temadu paremat. Tegelikult mitte, eks ma annan üle, mul lihtsalt ei ole aeg olnud. Aga see oli seekord saane, eelmine aasta oli vist, ma ei vaadanud, kuulad üle muidugi aasta jalgpallisündmuse Kardiak Tubeina suur läbimurre La Ligas, siis seekordne suursündmus oli Rarad Laavani kampaania presidendivalimiste kaotus. Selline aasta oligi. Mis ma arvan, võtab hästi kokku. Et annaks jumal, et nagu ma ütlesin, et annaks jumal, et tuleks neid õnnestumisi ja saaks ühe ilusa 2026 peab lihtsalt parem olema. Loodan parimat muidugi. Võib-olla me liiga negatiivne samas. Võib-olla... Ei no selles mõttes, ega ju üldine jalgpallifoon, no kahjuks ei ole kõige parem, nagu kui üldse rääkida üldse spordisõpradega, siis nii-öelda see jalgpallikuvand on kuidagi siuke kehvakene, ütleme siis niimoodi. Nagu sa tõid välja ka, et võtta kas või korvpallikoondis on ju, korvpallikoondise veebruarikuu mäng on ju, see 2 päeva pärast seda Tšehhi mängu müüdi välja juba on ju. Seal oli Norti sinna 3000 piletit müüki ka, seal oli see, et kuulutati välja mängul, et järgmine veebruar on järgmise mängud või märtsi vahetele, siis kõik saalis olid ja ostsid juba. See on selline asi, et kuidagi on tekkinud see, et kui kohe ära ei osta, siis saad ilma ära ja ma ei näegi ja see on asi, kus ma olema pean, siis jalgpallis hirmsasti läheks seda õnnestumist vaja ja see õnnestumine peab olema kas eurosari või koondis ja läheb lihtsalt vaja. Ja meil on seal Brussil tervitan ta teist saadet, Andres Oop, ma loodan, sulle 5 minutit, tervitan seda 442 saadet, seal Maarja Tromp kuulus, ütles päris hästi, et meedia on kuidagi, kossumeedia, see on alati kõige halvem asi, alati jalgpallisaadeteski läbi kossumeedia, on alati hästi üles saipinud koondise ja kuidagi publik on selle vastu võtnud laias laastus. Ja ma nagu mööndustega olen selles mõttes päri, et natuke on haipi, et meil on ägedad noored mängijad, on ju, me tegelikult let's go, on ju, et järjest tuleb peale. Ja meil ei ole ju ülihäid õnnestumisi, on natuke õnnestumisi, on meil jalgpallis põhjus milleski kinni haarata. Sa räägidki nagu sellest, et meil on äkki, Kristel on äge, Kristel mängib meil Sarsmaa 4. liigas ja ta on koondise vahetusmees, meil pole kuskil kinni haarata, et hirmsasti läheb vaja seda. Ei no vaat ka see jõuame eluma nende numbriteni, mis siin veebis näeme, on ju. Võta sama see Henri Veesaar või Stefan Vaaks. See huvi, mis nende meeste vastu, see on metsik nagu, Eesti pole mitte ühte jalgpallurit, kelle vastu oleks säärane huvi, kui nende 2 mehe vastu. Delfi on ta korvpalliportaal suuresti olemas. No seda küll jah, aga mõtlen sama, võtad kõik need Raiested, Trellid, Kullamäed, mõtlen nende meeste vastu huvi, nagu ma jalgpalliga võin siin, ma ei tea, vaikselt tegele seal kõrval kuskil, need kossumeest tegemised huvitavad nii palju rohkem vist lugejaid, nii on. No see on huvitav. Hea soe saal vaadatagi. Ei, mõtlen ka lugeja huvi. Pealtvaatajatel ka mugav mõnus. Et seal on jah, ma ütlen, et hirmsasti, et Eesti, meil läheb seda alaruppi vaja, meil läheb vaja võita ja meil läheb uusi noori staare veel teha. No jalkas on täpselt samad, kui Hein seal Bundesligas mängib, siis rahvas loeb jälle, kui seal, ma ei tea, Metsal läheb hästi või keegi lööb seal kuskil väravaid, kui sama nagu Tammli väravaid, seda ka väga palju loeti rahvas huvitus, et seal nagu on vaja mingit suuremaid positiivset sündmus, mis tõmbaks kaasa. Ja kohalikud klubid, jumala eest mängitage neid noori rohkem. Meistri lubid eriti. Ja sina vaata, et see kirsipott saaks minuteid. Ei, ilma naljata. Ma ütlen, siin Martin eristab varsti Jaanile siin, et kuule, et näed, vaatan ooperi pane mängu see poiss, et mis värk on. Jah, et meil natuke sellise Palbergi ludusid läheb ka vaja rohkem, et me väga ei purjeta selliste, ma ei tea, kes on Martin Milleri pealt, me väga ei purjeta. Meie portaal. Sokkerid kindlasti. Aga teistel on keerulisem. No tegelikult, see on morbiidne aasta oli, aga mis sa teed? No morbiidne aasta, ma räägin õnnestumisi vähed. Raske aasta. Järgmine aasta paremini. Peab olema hullemaks ei saa minna. Ainus positiivne asi, hullemaks ei saa minna, et meil pole ühtegi suurt. Ainus õnnestu oli Flora ja Palberg, ma ütleks ausalt. Ja okei, Kalju, 3 asja, mis positiivne. 3 väravat. Sõprusmängus, 100 inimesed. Kui on seal Sunderland Newcastle'i ühisvaatamisel ka 100 inimesed, sama palju inimesi oli seal, millest see ei ole meie süü, et Küprosel pole fänne. Aga ma räägin, kohe Eesti koondise mure ongi see, et kõik on harjunud 100 inimesest mängima ja vaata siis kohe tuleb välja. Kuuleb, mida keegi räägib, vaata ei ole mingis publik ei häiri. Teil läks viimase 15 minutit pärast välja, ikka täis mõtetu mõne. Aga see 2 näeb pole saadet olnud, siis on kohe keeruline. Öelge siis nägemist, ma panin rolli ja see oli seekordne saade. Nägemist. Nägemist.
Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.